kell on kohe 1 ja finally ma lõpetasin selle toakese. See on hästi keeruline tuba, sellepärast, et siin on see suur soojamüür. Ehk siis see sein on täiesti kasutamiskõlbmatu. Ja noh, ühesõnaga, see on meil selline ajutine maal olemise ruum, kui lastel ei ole üleval tuba. Aga noh, Paul elab enamasti siin, tema ei viitsi üleval käia. See osakond seal mulle üldse ei meeldi. See oli mul varem magamistoas. Aga ma mõtlen, mis ma teen sellega. Ja kõik kapid, värgid, särgid sorteerisin ära. Meeletuskoguses loomulikult jälle prügi. Näitan selle prügi ära. Prügi. Ühesõnaga, see on nii mõnus seda ära visata. Ui, mis sina seal teed? Kuule, läbi tüdule või? Ühesõnaga, sain tehtud. Aga nüüd on juba seda koridori vaja teha. Kinni saab alati. Siin me nüüd oleme. See on siis erinev päev, aga samasugune algus. Mina olin eile õhtul öösel 2:30 koristasin. Sest ma lõpetasin lastetoa, aga see lastetuba tähendas seda, et ma veel vedasin enda tuppa mingi mustapesu. Ühesõnaga, nagu ikka koristamisega on, et see tuba saab korda, mida sa koristad, aga teised toad lähevad väga segamini. Aga ma tegin ka teised toad ära ja koridori tegin ära ja jätsin abikaasale väikse kirjakese 3 punktiga, et palun vii ära asjad garaaži, palun pese nõud ära, ma ei jõudnud enam kell 3, kell oli nii palju. Ja et kabikud peavad käima. Ja siis ma ärkan ülesse. Ja kas oli ükski asi neist tehtud? Kas oli ükski naise soov? Öö otsa koristanud naise soov täidetud. Ise ärkad hommikuti kell 6. Kas sa kirja lugesid? Ma ärkasin 38. Kas sa kirja lugesid? 39 lugesin kirja. Kõik oli tegemata. Nii et jah, vaat. Et jah. No, Malibu. Teeme jälle nunnumeetrit, jah. Lihtsalt kogu aeg on üks ja sama meil, aga selline see meie elu ongi. Sedasi me mõnule mingi hommikust õhtuni. Ja. Oi, jumal, Kiisu tahab süüa. Mis sa rääkisid, mammu? Mul tuli päkapikud kõige paremad asjad. Need on need Oreo-pallid, kus on see mingi asi, need on nii head. Oh my god. Okei. Ja ma saab Pauli omad ka endale, sest tal ei maitse need. Kas sa tead, et ma koristasin öösel, öö otsa koristasin? Ma vaatasin, nii ilus tuba on. On ju? Jah. Meie lähme mammuga Tallinnas. Issi toob ka, Issil on üks auto Tallinnas, ta peab selle ära tooma. Ja ma pean vist voodist välja ronima, aga nii mõnus on veel. No. Miks sa kassile süüa ei andnud siis? Tule. Miks sa süüa ei andnud? Mina või? Ei, Malibu, jooksid. Okei, ma ärkan üles. No, kes see lõugab siin, Kiisukene? Kas sa ei ole terve öö saanud mitte ühtegi midnight snacki? Kus sa tupsukene? Nii, Kiisu on väga nõudlik, vaadake, sabal lehvib. Krõbinat ei taha, jah? Okei, saad pehmet. Nii oleme siin vastu jõule hoogu sattunud ja kui üks objekt sai sarikat, siis teine see vana ait, mis hirmsasti karjus selle järgi, et saada ta siia kuivama, siis nüüd ta enne jõule siin selle katuse katte peale saab ja siis saab ta ka edasi mõelda, mis temaga teha. Nii, selline ta jäi ja nüüd ta saab rõõmsasti oodata kevadet, siis seal ees on need pakid sindliga, millest hakkab see katus nii-öelda tulema. Nii on. Kui nüüd hästi kissitada silmi, siis tundub, et lund sajab.
tulime mammuga Morel bistroosse sööma ja millegipärast meil mikker ei töötanud, nii et nüüd ma saan lihtsalt meenutada, et mina võtsin karjase piruka ja Mari võttis kõrvitsasupi ja need maitsesid väga hästi. Tore on vahepeal käia teisi maitseid proovimas, et siis veenduda, et kodus on kõige parem. Aga noh, tegelikult on see lihtsalt lörts. Nüüd on juba rohkem pihm. Korraks isegi oli. Lumi. Korraks tundus lumi, jah. Aga no pole hullu. Nii, aga meil on kõhud täis ja meie päev jätkub nüüd väikse mardivisiidiga. Doktor Mart Eller hoolitseb minu loomuliku ilu eest, et see püsiks sama kena veel vähemalt 50 aastat. Käime viimase ajal siin tihemini, kui ma ei tea, poes. Aga täna on puhtalt minu edevuse laat. Tänase päeva kõige tähtsam shoppingulist oli meil Carnaluks, kus meil oli kindel soov saada punast laudlina, sest Maril on väga kindel visioon, milline peaks olema meie jõululaud. Ja seal ta on täpselt õige punane toon ja see on samet. Mega mõnus, mega pehme, mega luksus. Ja nii kaua, kui me seda välja lasime mõõta, siis tuli Maril meelde, et sinna on ju vaja keskele rannarit. Ja nagu te aru saate, siis Maril ei ole mitte kunagi midagi juhuslikku ja ta on päris pikalt teadnud, milline saab olema meie täiuslik jõululaud sellel aastal 2025. Ja ta leidis ka täpselt õige tooni rohelise. Jah, me valisime päris mitme rohelise sametkanga vahel, aga me leidsime täpselt selle õige. Siinkohal me olime välja arvutanud, et meil on vaja 12 meetrit laudlina. Pärast selgus küll, et 6, aga no pole hullu, jääbki varusse. Kuna Carnaluksis on hiigelsuur käsitöötarvikute valik, siis Mari on juba pikemat aega käinud seal hiilimas ka õmblusmasinaid. Mina ütlesin talle, et oota sellega natuke käi Argentiinas ära ja siis vaatame. Aga ikkagi me pidime sealt läbi minema, sest Mari arvas, et näed emme, ma saaksin sulle nii palju ilusaid asju õmmelda. Aga noh, küll ta kunagi siis selle saab. Või kui keegi tahab teha Marile kingitust, siis palun, õmblusmasin. Seni on olnud Mari suurim kirg käsitöös heegeldamine. Ta on heegeldanud meeletus koguses marinunnusid ehk siis tema väikeseid armsaid mänguloomakesi. Mari kogub raha, et minna vahetusõpilaseks Argentiinasse. Aga siia tulime tegelikult otsima paelu, nimelt sametpaela, et see sobiks siis selle ülejäänud lauamoega ja me leidsime täiesti õiged asjad. Otsi täna parkimiskohtas on kõige põnevam tegevus muidugi. Me oleme tulnud mängima seda kõige paremat mängu enne jõule. Kuhu parkida? Lihtsalt auto keset teed seisab. Tule välja. Huvitav, kas inimesed lähevad kaklema või? Ta tuleb täitsa välja. Mis asja ta teeb praegu? Okei. No vaat, sellised toredad. Äkki sõida otsa, vaata, mis juhtub, mis ta meile ütleb. Issand, mis juttu sa räägid? Tundub, et siin on tegemist liiklusraevuga. Nii, mis sa pakud, mis kellaks me saame parkimiskoha? No loodame, et ikkagi võiks 10 minuti jooksul saada, aga me seisame täiesti kinni igal pool, mitte kuskil ei saa, mitte midagi ei liigu. Me oleme full, võikski siia auto jätta sellepärast, et Keegi ei liigu. Keegi ei liigu, jah. 10 minutit läks ja olemegi ära parkinud. Hommikul tegime Mariga kindla listi asjadest, mida meil vaja on, et ei juhtuks seda, mida te näete siin pildil, ehk siis astusime sisse Naomisse ja no loomulikult jällegi leidsin ma suurepärase kasuka. No vaadake seda värvi, seda lõiget, see istub mulle valatult. Ja kuna ma tean, et Margol ei olnud tegelikult veel jõulukinki olemas, siis ma arvan, et jõuluvana võiks selle tuua. Väike jõude hetk, väikene arutelu, kui hästi meil läks ja tere uus armas kasukas. Kõik inimesed on tulnud täna Ülemistesse. Kõik.
Mari võttis mingi väga ägeda joogi, tuli mingis kombos. Tõesti maitseb. hea oli. I know. No, sa oled joonud seda varem, jah? Aga põhimõtteliselt on meil peaaegu kõik tehtud. Apollos on meil vaja käia ja siis ma võiksin panna selle osakonna kinni. Toit tuli. Issa ma nii armastan seda vakaamesalatit. Sama. Õnneks hakkab juba mingi energia tagasi tulema. Korra oli küll täiesti siuke tunne, et kõik on minust välja poole nüüd. Lõpuks lähme koju. Ma arvan, et üks 3 tundi hiljem, kui me plaanisime. Aga ma vähemalt tunnen, et kõik on olemas, kõik on tehtud. Jõudsime Paidesse ja ma tulen võtma pakki, mida ma olen oodanud juba, ma arvan, et üle nädala aja, mis saadeti kogemata Viljandisse ja nüüd on jõudnud lõpuks siis tagasi. Vaata, mis seal on. Kuju on küll väga huvitav. Kodus vaatame, mis see on. Oh my god, talv on tulnud meie hoovile. Ja kahjuks mitte lume näol, vaid hästi külma tuule näol. Aga noh, vähemalt nüüd äkki läheb midagi külmemaks. Jahuu, linnukesed, kas te igatsesite perenais? Kas te igatsesite? No, minge õue. Tahate õue minna või? Ei taha praegu. Säde, mis teed? Õue tuppa, õue tuppa. Jaa. No tere. No, mis toimub? Mis sul on? Mammu magas autos. Mis siin on? Täna on õhtusöök või? Siin on õhtusöök. Mõhu ja tõlpa venni. Okei, nii, kas meie peenike pere on saanud süüa või? Ja ema endas. Vedas teil. Nii ilusad need. Oi, kui te veel teaks, kui head nad on. Et kui homme mõni vlogivaataja või tänane vlogivaataja homme siit mööda sõidab, siis ta võib kella 12 ja 4 vahel läbi tulla, siis ma 6 kaussi jagan laiali. Okei, no väga lahke. Kusjuures Margo tahab anda süldikonti. Ma juba andsin selle, ma tegin süldi, tegin natukese vähese soolaga ja pärast lihtsalt soola panin juurde. Saaksin loomadele anda selle koodinaha ja sealiha ja see on tavaline seakont. Kas see on selline kont, mis ei anna neid kiudusid? Neid ei anna, jah. Kindel, jah? Ja no, loodame. Kuulge, halloo, pornonurk. Kõik laiali. Nii. Kindel on nüüd see, et ta ongi juba paks. Nii. Täpselt see, mis ma siin paar päeva tagasi muretsesin, et me pole üldse tegelenud sellega, et kes siin on emane, kes siin on isane ja ühesõnaga praegu meil oli pornonurk siin teleka all. Kõik koerad tulid vaatama, mis toimub. Possu tegi asju ja praegu, kui ma võtsin, aga nad sõid ka ikkagi praegu päris palju, ma arvan, et see on ikkagi. Ühesõnaga võib juhtuda, et meil tulevad jänkubeebid. Ja olemegi jõudnud meie toredasse loosinurka, ehk siis pikk päev Tallinnas on möödas, jumal tänatud, et ma ei pea vist see aasta rohkem minema. Ja hakkame siis loosima, kuna meil on väga palju kommentaare, siis ma teen niimoodi ja siis ma teen natuke tagasi ja siis Mari ütleb varsti stopp. Maris Mägi, väga tore ja meeleolukas vlog. Väga tore, Maris, et sulle meeldib. Sa saad olla loosi number 21 ja meie homme hakkame tegema seda imeilusat jõululauda ja vaatame veel nipet-näpet. Bye!